Oktoobris toimus Kanadas 2-päevane autojuhtimise ja rehabilitatsiooni konverents, mida korraldas ühe osapoolena Kanada tegevusterapeutide assotsiatsioon. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolil oli samuti hea võimalus sellel osaleda ja tegevusterapeudid käisid kohal ning seoses sellega tekkis neil idee ka Eestis erivajadustega autojuhtide teema päevakorda võtta. Soovitame seda intervjuud südamega ja tähelepanelikult kuulata ning kellel on soov projektis kaasa lüüa, võivad helistada telefonil 6711 752. Kogu autojuhtimise rehabilitatsioonis on tegevusterapeudid väga aktiivsed, nagu ka paljud teised meeskonnaliikmed. Ja Eestis käesolevalt sellist rehabilitatsiooni liiki nagu nii mahukal kujul ei ole. Kanadas siis saime mõnes mõttes lausa, võib öelda valgustusliku kogemuse osaliseks, sest me teame Eesti näitel, et näiteks erivajadusega inimesed, kellel jalad ei liigu, võivad juhtida väga edukalt autot, mis on kohandatud käsijuhtimisele. Aga Kanadas ringi vaadates ja konverentsi ettekandeid kuulates me saime aru, et see on ainult üks väga väike murdosa nendest erivajadustega inimestest, kes reaalselt saavad autot juhtida, et tegelikult neid on nagu väga-väga palju rohkem. Et erinevate füüsiliste probleemidega inimesed, insuldijärgselt inimesed, amputatsioonidega inimesed ja ka näiteks kognitiivsete ja ka psühholoogiliste probleemidega inimesed. Ja kuna kanadalastel on väga tähtis, et autojuhtimine oleks ohutu, siis ütleme, kui meil ei olnud sellist kokkupuudet või teavet, nagu meil nüüd on, siis mitmetegi diagnooside või puudegruppide puhul me oleksime arvanud, et inimesed ei saa autot juhtida, kui neil on selline puue või häire, aga nüüd me oleme veendunud, et rehabilitatsiooniga ja rehabilitatsioonimeeskonna koostöös võib väga-väga palju ära teha nende inimeste heaks. Sest kui me praegu mõtleme, siis tänapäeval tegelikult ei ole autojuhtimine üldse enam luksus ja ta võib olla täiesti hädavajadus inimese jaoks, kes näiteks sõltub invataksoteenusest või sõltub sugulastest tuttavatest, kes teda autoga ühele või teisele poole peavad viima. Samamoodi tööl käimine näiteks, ütleme, kui me võtame kas või ratastoolis inimesed, siis ratastooliga liikumise ulatus on ju ikkagi piiratud. Et kui on manuaalne ratastool, siis inimene lihtsalt ei jaksa ennast väga pikka maad lükata sealt. Elektrilisel ratastoolil on samamoodi omad piirangud. Ja kui inimesel on vähegi potentsiaali autot juhtida, siis tegelikult see võrdub tema jaoks täieliku liikumisvabadusega. Ja Kanadas rääkisid ka erivajadusega inimesed, kellel autojuhtimine sisuliselt andiski väga suure panuse nende elukvaliteeti ja nad ütlesidki, et see on täielik vabadus. Et isegi oli selline väike humoorikas lendlause, et tõeline vabadus võrdub paagitäie bensiiniga ja siis on nagu kogu maailm su ees lahti. Mida siis nüüd selleks ära tuleb teha, et niisugune unistus teoks saaks nagu Kanadas? Kanadas on see unistus neil teoks saanud juba alates 70-ndatest, et meie alles tulime sealt tagasi sellise mõttega, et Eestile võiks olla väga-väga kasulik ka siis see unistus teoks teha. Mida selleks vaja on? Kõigepealt on vaja huvigruppi, kes oleks siis motiveeritud selle temaatikaga Eestis tegelema. Näiteks autojuhtimise rehabilitatsioon Kanadas on meeskonnatöö. Et seal osalevad väga paljud erinevad spetsialistid, arstid, õed kindlasti, tegevusterapeudil on väga keskne roll, samuti füsioterapeudid, ka kõneterapeudid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad ja kindlasti ka autosõiduõpetajad ehk siis autoinstruktorid. Ja kuna neil on, nagu ma juba korra mainisin ka, et ohutus väga olulisel kohal, siis on neil riiklikul tasemel ära reglementeeritud siis nii-öelda nii ohutud autokohandused kui ka kõik muu ohutusse puutub. Seega Eestis peaks siis olema ühtepidi nagu seadusandja poolt sisend ja teist poolt siis spetsialistide koostöö. Et
väga suur töö tõenäoliselt seisab ees, aga samas me oleme optimistlikud, sellepärast et selle töö tulemusena saaksid nagu väga-väga paljud erivajadusega inimesed ka tõesti reaalset kasu. autojuhtimise rehabilitatsioon on küll pikk protsess ja võib olla ka aeganõudev, aga samas tulemuslik. Autojuhtimise rehabilitatsioon tegelikult laias laastus nagu hõlmab endas 3 suunda ja üks suund ongi siis kas algaja autojuhi või juba kogenud autojuhi, kes on mingil põhjusel siis selle juhtimise minetanud oma tervise tõttu, hindamisest, et samamoodi hinnatakse ka eakaid inimesi, sest vanus iseenesest ei ole tegur, aga vanusega võivad kaasneda erinevad häired, mis võivad muuta autojuhtimise juba natukese riskantseks. Ja hindamine on siis ütleme see, millest autojuhtimise rehabilitatsioon pihta hakkab. Ja nüüd võib ka minna 2 suunda, sellepärast et on võimalik, et inimene saabki eitava vastuse, et ta ei ole turvaline, kui ta autot juhib, isegi kui ta füüsiliselt sellega hakkama saab. Aga nüüd teine variant on see, et potentsiaalselt oleks turvaline küll, aga hetkel ta ei saa veel autot juhtida ja siis läheb juba edasi nii-öelda treenimise, õpetamise suund. Ja samamoodi ka autokohanduste ja abivahendite kasutusele võtmise suund, sellepärast et treenitakse näiteks autosimulaatoril, mis on väga efektiivne treenimis- ja hindamisvahend üldse. Ja treenitakse juba sellisel autosimulaatoril, millel on tehtud vastavad kohandused, näiteks kas on siis käsijuhtimisele või ühe käega juhtimisele või on seal erinevad teised meetodid kasutusele võtnud. Nii et kui inimene on simulaatoril saavutanud teatud siis nii-öelda professionaalse juhtimise taseme ja me räägime ikkagi igapäevastest autojuhtidest, aga samal see võib olla ka näiteks miks mitte tööalase rehabilitatsiooni üks võimalus, et erivajadusega inimene töötab ka kutselise autojuhina. Ja kui simulaatoril on saavutatud siis turvaline autojuhtimise tase, siis järgmine treening lähebki juba reaalses liiklussituatsioonis koos tegevusterapeudi ja sõiduinstruktoriga ja juba kohandatud autoga. Ja siis lihvitakse need oskused veel nii palju, kui see inimene vajab ja seejärel sisuliselt ongi iseseisvalt sõitev autojuht olemas, hoolimata sellest, et tal on mingi haigus või erivajadus.